Tulen Jõgevamaalt Põltsamaa vallast ja tupperware esitajana olen tegelenud juba üle 12 aasta. Minu tänane teema on, milline võiks välja näha sinu külmkapp. Külmsäilitamise põhimõte on väga lihtne. See kas aeglustab külmkapis bakterite kontrollimatu kasvamise või peatab selle täiesti sügavkülmikus. Mida külmem on keskkond, seda parem on külmutatud toidu kvaliteet. Kuna ka jaheda keskkonna hoidmine kulutab energiat, siis -18 kraadi on ideaalne tasakaalupunkt sügavkülmiku temperatuuriks. Aga millistes karpides sügavkülmutada toitu? Minu vastus on, et loomulikult tupperware freezer-made karpides. Küsid nüüd minu käest, et miks just nendes? Aga eks ikka sellepärast, et nad on korduvkasutatavad. Nad on valmistatud mõnusast pehmemast poolsest plastikust. Seega, kui sügavkülmast võtad karbi välja, siis üsna ruttu võib ka kaant avada. Kui sina sulged kaane nõuete kohaselt, kui paned tooted siia sisse, mida sa tahad sügavkülmutada, paned kaane peale ja viimase asjana lased siia kaane keskele vajutades liigse õhu karbist välja, siis võid sa olla kindel, et siia karpi sügavkülmutamise käigus ei teki liigset niiskust ja näiteks marjad või ka maitseroheline ei jäätu üksteise külge. Minul on siin hommikul kell 6:30 sügavkülmast välja võetud mustikad ja kuulake, nad krõbisevad siin ilusti, see karp ei ole küll täis. Siit on aegade jooksul tasapisi saanud marju võtta välja, aga ma ei pea sulatama tervet karbitäit marju või maitserohelist või miskit muud ülesse ja ma saan panna sügavkülma tagasi, et seda sama kogust kasutada pikemat aega. Kui peaks tulema voolukatkestus, mis kestab pisut kauem, siis võid sa kindel olla, et nendes karpides olevad toiduained ei hakka kiiresti sulama ja ka riknemine ei alga siin kiiresti võrreldes ühekordselt kasutatavate karpidega. Ja karbid on disainitud nii, et nad on väga hästi ladustatavad üksteise peale ja kui panna karbid üks ühe peale, siis siitpoolt on näha, et põhi on ilus kaarjas, seega käib siit ilusti õhk sügavkülmas nende karpide vahelt läbi ja on võimalik siis komplekteerida erineva suurusega karpe kenasti vastavalt oma sügavkülma võimalustele. Pea meeles, et sügavkülmast võetud toit sulata alati külmkapis, mitte toatemperatuuril, et vältida toasoojas arenevaid mikroorganisme. Sulatatud toitu ära mitte kunagi sügavkülmeta uuesti ja külmikus sulatamine ei tohiks kesta kunagi kauem kui 24 tundi. Külmiku temperatuur peaks jääma vahemikku 2–5 kraadi. Täiuslik temperatuur on 4 kraadi. Kui temperatuur on kõrgem kui 5 kraadi, siis tekib oht, et toit hakkab riknema mikroorganismide aktiivse paljunemise tõttu. Meie külmikud on sisemuselt väga erinevad. Alati on külmiku allosas juurviljakastid ja on riiulid. Riiulite arv on erinev ja tavaliselt on nad reguleeritava kõrgusega. On külmiku ukseriiulid ja ülaosas külmiku ukseriiulis on tavaliselt ka munarest. Kunagi ei ole mitte üheski külmkapis temperatuur ja niiskus ühtlane. Sellest tulenevalt on väga oluline teada ja meeles pidada, millisele riiulile
paigutada erinevad toiduained. Kõige niiskem on alati külmiku alumisel ja ülemisel riiulil. Sellest lähtuvalt paneme alumisele riiulile värsked puuviljad ja köögiviljad ning seda soovitatavalt erinevates suurustes niinimetatud köögiviljaspades ehk benchmarkides, mis näevad siis välja sellised, nad on erineva suurusega ja neid on ka mugav külmkapi alumisele riiulile paigutada nii, et erinevad juurviljad, köögiviljad oleksid koos sellistega, mis vajavad ühesugust säilitamistingimusi. Ja pea meeles, et mitte kunagi ära pane külmkappi tomatit, et tomat jätta alati külmkapist välja, sa võid küll panna ta ventsmardi karpi, aga ära selle karbiga pane külmkappi. Ülemisele riiulile aga on soovitatav panna erinevates tupperware-karpides või kaussides näiteks toores liha. Minul on kaasas hakkliha, millest täna õhtul perele kodus toitu plaanin valmistada, kanaliha, kala, erinevad mereannid ja ka valmistoidu ülejäägid. Ja valmistoidu ülejäägid, mida on vaja järgmisel päeval soojendada, on väga hea panna Crystal Wave kaussi, mis on sobilik ka kohe kasutada mikrouunis. Selleks on vaja ainult ühe klikiga vajutada ventiil kausikaanet lahti, soojendad ära ja samast kausist võid sa ka oma sooja toidu kohe süüa. Väga mugav võtta näiteks tööle kaasa või kui on kodus lapsed, kellele panna portsjonid valmis, et koolist tulles või trennist tulles saab ta kohe endale sooja toidu kergesti valmistada mikrouuni kasutades. Kõige stabiilsem temperatuur külmikus on keskmistel riiulitel ja nendel asuvale toidule tekib ka kõige vähem kondentsi. Külmiku teisele riiulile paneme näiteks küpsetatud liha ja kala, erinevad piimatooted, näiteks hapukoor, mis on ka mõistlik pärast hapukoore paki avamist, välja valada tupperware hermeetilisse kaussi, see pikendab hapukoore kasutamise iga ja ka kvaliteet muutub pisut teiseks kui seistes või hoides teda avatud pakendis. Keedetud puu- ja köögiviljad samuti siis võiks panna näiteks teisele riiulile. Kolmandale riiulile sobivad kenasti lihatooted. Juust, mis võiks kenasti olla asetatud juustudoosi, sellest räägin natukese aja pärast pikemalt. Rasv, peekon või jällegi kasutame spetsiaalset võidoosi, koogid ja suupisted. Külmiku ukseriiulitele saab panna ülemisele munarestile kenasti munad. Teistele riiulitele, ukseriiulitele panna siis püreed, mahlad, piima, kastmed, karastusjoogid ja muu säärane. Minul näiteks on kaasas kodusest kraaniveest valmistatud maitsevesi purgiga ja väga mugav on see, kui see suur pudel vett on kogu aeg jahedas külmikus, et siis vahetevahel on hea võtta jahedat jooki. Aga mitte kunagi ei pane sellistesse pudelitesse gaseeritud jooki, aga sellest ka räägitakse tänase päeva jooksul teile pikemalt. Ja nüüd siis peatungi pisut kahe toote juures, mis oleksid peaaegu kohustuslikud igas külmikus. Selleks on siis tupperware võidoos ja juustukarp. Kuna üha populaarsemaks on muutunud taluvõi kasutamine, siis selle või säilitamiseks ja serveerimiseks on hea kasutada just nimelt tupperware võidoosi. Kui juhtub nii, et sa
külmikusse tagasi panemata võidoosi, siis kui sa jätad tema näiteks köögilauale suletud kaanega pikemaks ajaks, siis võid olla kindel, et või välimus ei muutu ja ka maitseomadused. Aga võidoosis võid sa loomulikult hoida ka teisi toiduained, olgu selleks siis pasteet, vorst, sink või hoopiski koogitükk, aga pea meeles ära neid kõiki ühte võidoosi korraga panema. Selleks ikkagi vajad sa kindlasti oma köögis rohkem kui ühte võidoosi. Tupperware tootevalikus on mitme erineva suurusega juustukarpe, cheesemarte. Need on mõeldud siis eelkõige erinevate juustude säilitamiseks, aga võib kasutada ka vorsti, singi või ka siis tõesti koogi hoidmiseks ja säilitamiseks. Juustukarbikaane on kondenskontrollfilter ja tänu sellele seisavad lõhnad karbi sees ja niiskus tuleb läbi selle filtri karbist välja. Pea meeles, et juustukarbikaant ei tohi kunagi pesta nõudepesumasinas, sest see kahjustab seda filtrit ja selle head omadused hävivad. Minul hetkel on siin karbis koos hommiku võileiva materjal, selleks on siis mõni käär kodust nukkileiba, juustu ja vorsti ja nii kui ma selle kaane siit avasin, siis väga kenasti tulid vorstilõhnad välja, aga nii kaua, kui see gaas oli mul siin suletuna karbi peal, siis ma olin juba unustanud, et mul nii hästi lõhnavad vorstid täna siin kaasas on. Aga tuleb ka meeles pidada, et juustukarp on väga tundlik toode niiskuse suhtes. Seega leida selle jaoks oma külmikus koht, kus on kõige vähem niiskust. Selleks sina tunned oma külmikut kõige paremini ja teed omad otsused, kuhu sa mingid tooted saad panna, et nad säiliksid paremini. Kindlasti pea meeles, et erinevat tüüpi toiduained säilita külmikus erinevates anumates ja kindlasti suletud. Et vältida riknevaid jäätmeid, siis aseta läheneva lõppkuupäevaga toiduained alati riiulis väljapoole, et sa kohe märkaksid ja kasutaksid õigel ajal ära. Kõik toiduained tuleb karpidesse paneku eel võtta välja originaalpakendist. Mida sa tahad karpi panna, siis ära pane kunagi vorsti siia vorstikilega või juustu ümbris kilega. Kondentsi tekkimise vältimiseks hoia nõud külmkapi külgedest eemal, kui seda on võimalik. Säilita külmikus kõike seda, mida müüakse toidupoes külmikust või mis pärast avamist vajavad jahedas säilimist. Ja ära pane liiga sooja toitu kunagi külmikusse, vaid jahuta see toit vähemalt toatemperatuurini ja alles seejärel võid sa sulgeda anumakaane ja panna selle toidu külmkappi. Ja mis on veel väga tähtis, puhasta külmikut regulaarselt. Suur tänu, et olid koos minuga. Jälgi kindlasti meie online tooteesitlusi tänase päeva jooksul igal täistunnil kuni kella 8:30 õhtul. Aitäh!